kuidas kujunevad välja meie mõttemustrid, mis meil siis muutuvad harjumuspäraseks ja läbi mille me tegelikult siis ju käsitleme maailma ja mis mõjutab otseselt meie käitumist. See on hea näide. Ma olin koos oma 3 lapselapsega ja mängisime aiast. Üks lastest on 3, teine 5 ja 3 6. Ja nüüd, kui väiksemal, sellel 3-aastasel, oli kaart, millel oli siis nii-öelda kingituse karp meie mõistes, ehk siis karp, millel oli ümber seotud punane sleiv. Ja nüüd, kui 3 seda kirjeldab, siis tema kirjeldab seda kuidas. See on karp, millel on ümber pael ja pael on punane. Ja kui ta siis näitas seda kaarti, sest et suuremad ei osanud seda kuidagi moodi ära arvata muud moodi kui kingituse karp. Ja näitab seda pilti neile ja ütleb, et see on ju kingitus. Tema ütleb, ei ole, see on ju karp, millel on ümber pael. Ja tal on ju tegelikult õigus, sest et me ju ei tea seda, kas seal sees on kingitus või mitte. Ja me näeme ju ainult seda vormi, et see on mingi karp, millel on ümber punane pael. Ja võt see näitab väga hästi seda, et kuidas me juba 5-6 aastasena oleme loonud väga tugevad seosed, et kui on karp ja ümber on punane pael, siis järelikult see on kingitus. Aga tegelikult ei pruugi olla. Ja sellepärast, et kui me tahame tulla välja kaotustest või midagi enda elus muuta, siis me peame kriitiliselt hakkama üle vaatama, et need seosed, ehk siis, et kuidas me oleme siiamaani arvanud, mõelnud, et kas see on ainuõige. Sest võib-olla lihtsalt karp, võib-olla karp ja seal sees ei ole alati kingitust. Ehk siis muutke oma arvamust, oma nägemust olukorrast ja mõelge loovalt nagu see 3-aastane, et kuidas veel saaks olla ja mismoodi veel saaks teha. Sest et see, kuidas me midagi käsitleme, hakkab ju määrama seda, kuidas me tegutseme. Nii et vaadake kriitiliselt üle. Kas see, kuidas te siiani arvate, ikkagi kehtib või on see lihtsalt teistelt omandatud arvamus?